Tere õhtust, head vaatajad! Paavst on Eestist lahkunud, mis lubab pilgud pöörata taas metsa poole. Ja põhjust selleks on, sest just praegu käib kibe töö Eesti metsanduse arengukava koostamisega aastaks 2030. Eesmärk on üllas saavutada ühiskondlik kokkulepe metsade jätkusuutlikuks majandamiseks. Aga on see üle pea võimalik? Esimene stuudio alustab. Tere tulemast stuudiosse Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marko Lamp. Tere õhtust. Ja kodanikuühenduse Eesti Metsa Abi esindaja Indrek Vainu. Tere õhtust. No Marko, Eestis on umbes 1 000 000 hektarit riigimetsa. On see Eesti inimeste asi öelda, mis sellest saab? Või on see üks puit kõik? No igal juhul on Eesti inimeste asi öelda, mis saab riigimetsas ja kindlasti on neil kaasarääkimise õigus ka selles, mis toimub erametsades. Et seal on küll isiku õigused rohkem kaitstud ja võib-olla kaasarääkimise võimalused teistsugused. Aga kui me teeme metsanduse arengukava, siis me räägime tervikust. No Indrek, teil oli võimalus nüüd proovida kaasa rääkida nende kohtumiste käigus, mis Keskkonnaministeeriumis toimusid, kus pannakse see pikk plaan paika. Palju teil õnnestus oma ideid maha müüa? Võeti teid üldse kuulda? No see metsanduse arengukava protsess on keerulisem kui lihtsalt nagu peale rääkida. Et kindlasti mitmeid meie punkte, meie ühenduse poolt esitatud punkte jõudsid sinna arengukavasse. Samas muidugi ka protsessi käigus, kus näidati ükseid fraase, kokkuvõtteid, kuhu sai parandusi grupis teha. Oli ka hetki, kui ütled uuesti ja ütled veel kord ja ütled ka 3. korda ja ei lähe see keskkonnakaitse sinna kuidagi sisse. Või ei tule sealt mõni sõna näiteks nagu biomajandus, mis lihtsalt võib tähendada ka puidurafineerimist, ei tule sealt kuidagi välja. Et neid hetki oli, samas oleme ju saanud sisse osaliseks, et kodanikuühiskond on esindatud, keskkonnakaitsjad on esindatud. Ma saan aru, et ministeeriumil oligi see eesmärk seekordne arengukava koostada sellise väga laiapõhjalise konsultatsiooni tulemusena see, et Indrek koos oma organisatsiooniga, millel siis Facebookil on üle 7000 järgija, eks ju? No, üle 7500. Ja seal laua taga istus, see mõnes mõttes näitab, et see osalejad vähemalt olid laua taga. Aga ma saan aru, eesmärk oli ka leida konsensus ja seda alati ei leitud. Isegi selliste väga lihtsate küsimuste puhul, nagu et kas lageraie ohustab biodiversiteeti või mitte. Need keerulisemad küsimused lükati ikkagi sahtlisse, ma saan aru. Kas see oli siis õigustatud? Kõigepealt siis täpsustan, et me praegu teeme ettevalmistust arengukava enda koostamiseks. Me kogume neid ideid või tegelikult probleemistikku, mis siis ühiskonnas praegu on inimestel peades ja meelele keelele, et siis saada need ka paberile, et siis teises etapis juba lahenduse otsima minna. Et neid probleeme, mis nüüd jäid erimeelsusega sinna paberisse, on tõesti sellest 101-st alla 10. Et 90% ja rohkem veel on ikkagi suudetud väga hästi koos tööd teha. Aga need kõige ideoloogilisemad tuumküsimused, see sama biodiversiteedi lageraie küsimus, ma saan aru, selles osas ikkagi väga selgelt üksmeelt ei leitud. Muidugi need inimeste sellised vaated metsale on hästi erinevad. Ja nüüd me oleme pool aastat siin intensiivselt tööd teinud ja kõike nüüd veel ära ei lahendanud tõesti, et jätame natukene veel selle arengukava enda koostamiseks ka. Kas te jäite rahule nende kokkulepetega või oli ikkagi nii, et suur äri sõitis kodanike ühendustest üle? Raha ees, poliitika järel, nagu öeldakse. Et kindel on see, et Eestis on väga palju puidutööstus huvigruppe, kes on seljad kokku pannud ja seisavad selle eest, et raiemahud mitte grammigi ei alaneks. Täna on, kui rääkida, millised on põhilised probleemid, on võib-olla see, et metsanduse arengukava ettevalmistuse osa ei ole veel käsitlenud, ei ole suutnud käsitleda riigimetsa ja erametsa eraldi, et neid üritatakse koos käsitleda. Üks puit kõik? Noh jah, et kui nii laiemalt võtta, et
et riigimets on ju meie kõigi mets, et 0,9 hektarit on ikkagi igale ühele nii-öelda oma metsa Eestis kuskil. Et siin võiks olla nii-öelda kodanikkonna sõna suurem. Kas neid peaks vaatama kuidagi eraldi, riigimetsa, erametsa? Eks me natukene juba täna vaatame ka, et riigimetsa majandajale on seatud tegelikult täiendavad kohustused kohalike kogukondi kaasata, kus on sellise kõrgema või suurendatud huviga alad. Sellised kohustused on küll hiljaaegu tulnud. Varem oli see lihtsalt hea tava. Samas on ikkagi siin on ka probleemid, et näiteks Haapsalu ümbruses, kus ei soovinud kohalik omavalitsus lageraiet, mindi kuni peaaegu kohtuni välja ja on vaidlused siiamaani üleval. Marko lõpetab äkki oma mõtte. Et kindlasti neid erisusi on riigimetsade ja erametsade vahel ja selles arengukava protsessis on ka mõned välja toodud tõesti, et kuidas siis paremini planeerida riigimetsade kasutamist. Aga need kas või Haapsalu näide, eks, et seal on täpselt samasugused probleemid kohalikul kogukonnal ka erametsadega, et see näitab, et alati ei saa neid lõpuni eristada. No Marko, te olete õppinud metsandust Soomes ja Soomes, nii palju kui ma kuulnud olen, kasvavad ikkagi paljud männid reas sirgelt nagu kartulipõllul, tootlikkus puidu osas on suurepärane ja metsamajandamine käib täie hooga. Samal ajal piilub kusagilt puuõõnest välja ka veel lendorav, mis kõlab ju kõik imeliselt. Kas me peaksime oma põhjanaabritelt võtma eeskuju ka metsamajandamisel, mida me ju nii mitmes muus valdkonnas teeme? Ma tahaks uskuda, et me oleme tänaseks natuke targemad kui ainult ühe riigi kogemusi ja nendest õppida. Et kindlasti me oleme õppinud soomlastelt väga palju muuhulgas seda, kuidas kas või erametsa omanik harida, et kuidas viia nendeni seda infot selle kohta, kuidas üldse metsamajandamine käib. Et meil on tänaseks 112 000 metsaomanikke, kes kõik ei ole nii-öelda haritud metsamehed ja see oskus, kuidas siis seda teha, pärineb nii soomlastest kui rootslastelt näiteks. Ja vaatame ka kindlasti mujale tänapäeval, et ainult ühe riigi sellistest edulugudest või teiselt poolt vaadata võib-olla hoopis mitte nii suure edukoloogiast ei pea nagu kinni jääma, et vaatame... Miks Soome ei ole edulugu? No ütleme nii, et ökoloogide vaates näiteks on väga palju ühetaolist metsa seal, et liigirikkust võib-olla selle võrra vähem. Lendoravaga neil läheb tõesti hästi, et lendorav tunneb seal kandis ennast paremini. Eestis ta on oma sellise leviku areaali nagu servaalal, et selle võrra on ka tal siin kehvem kindlasti. No kas meil on eeskujusid? Kui mitte Soomes, siis kusagil mujal, kelle najal oma metsapoliitikat kujundada? Kindlasti on eeskujus, et esmajasena tuleb võib-olla meelde Bhutan, kus on metsiku looduse hävitamine keelatud. See on üsna ekstreemne. Kust need 30 000 töökohta maapiirkondades, siis mis see alternatiiv neile oleks? Noh, 30 000 töökohta on nii ja naa. See on see, mida metsatööstuse inimesed ütlevad. Noh, vaata, kui sa tõstad raiemahu hästi kõrgele, siis on sul vaja hästi palju metsaraiujaid ja metsamõõtjaid ja puiduveojuhte, kes veavad veoautodega ja traktorijuhte ja harvesterijuhte. Mida rohkem sa metsa teed, seda rohkem on sul töötajaid vaja. Et niimoodi saab ju päris palju neid töötajaid sinna sisse. Aga täna on ikkagi selles osas probleem, et meil on raied hakanud majandusmetsadest, nii-öelda majandusmetsadest liikuma ka kaitsealadele, rahvusparkidesse, piiranguvöönditesse, Natura 2000 aladele. Ja näiteks minu jaoks kõige hämmastavam eelmine nädal oli see, et lähen ma ühte kohta, vaatan, et siin oli ju tegelikult ühe 3. kaitsekategooria leiukoht. Lähen siis vaatan, lageraie käib, RMK on andnud, Keskkonnaamet on andnud RMK-le raieloa, lageraieloa looduskaitsealuse liigi elupaigale. No see kõlab nagu korralagedus. Kõlab nagu korralagedus, on ju. Ja ma tuvastan kaitsealuse liigi tuvastan palgihunniku alt, on ju. Et see on tänane reaalsus. Kas see on päriselt Eesti reaalsus?
Mitte ainult, eks need reeglid on ju kokku lepitud, kuidas seda metsa majandamist teha ja säästva metsanduse juures on ka metsa kasutamine teatud määradel lubatud. Reeglid lepitaksegi paika, kaitse eesmärgid seatakse vastavalt liigile. Meil on 13% sellist metsaala, kus on majandustegevus keelatud, mis on siis rangekaitsega alad. Ja ligikaudu sama palju on selliseid nagu piiranguvööndi metsi, kus on teatud määral majandustegevus lubatud. Ehk et kõik kaitsealade metsad ei ole sellised, kus majandustegevus on absoluutselt nagu keelatud. Et teatud tegevus on seal lubatud metsaomanikele. Marku, millal te viimati seenel käisite? Mul piinlik tunnistada, see aasta ei jõudnud, kuna mul on pisipere nii väike veel, et ei luba mind, aga eelmine aasta küll õnnestus. No need inimesed, kes metsas seenel käivad, kurdavad, et me raiume puid oma tuleviku arvelt. No miks sellised hirmud inimestel siis ikkagi tekkinud on? Inimestel on hästi palju erinevaid hirme muidugi peale selle ka veel, jah. Ja tõesti, üks osa sellest on tõesti, et Eesti metsade vanuseline jaotus on täpselt selline, nagu ta on, et üle 60-aastaseid metsi on meil üle 40%, et ongi ühe korraga jõudnud hästi palju Eesti metsi siis nõukogudeaegse vähem majandamise tõttu siis küpses ikka korraga ja neid hakatakse korraga siis majandama, ja nüüd on nagu kätte jõudnud ka see aeg, kus nad on siis sellistes kohtades ka, kus on tee pealt siis näha ja muutused, kui need on ette teatamata tulnud, ega inimestele väga ei meeldi, eks. See on ajutine, see pöördub tagasi, saabub raierahu varsti. Ühiskondlik kokkuleppe koht, et metsanduse arengukava tegemise käigus, ma arvan, arutatakse ka seda varianti, et kui selleks on võimalus olemas eksisteerida ühiskonnal ilma puiduta näiteks, arutame, mõtleme. No on see ideaal, mida te tegelikult näete, ja kas see, et raieküpsed metsad just praegu tuleb maha võtta, on miski, mis rahuldab teie vaatepunktist? Ei ole mõtet hakata hirmutama, et inimestel jääb mingisugune nagu WC-paber nagu saamata või mööbel saab otsa kodus. Et see on nagu jama. Et 10 aastat tagasi suutis Eestis oli umbes raiemaht 4,5 miljonit tihumeetrit. Täna on 11, tõenäoliselt see aasta tuleb rekordaasta. Kui eelmine aasta võeti välja lageraie lube või anti välja lageraie lube 55 000 hektaril. Saate aru, mida tähendab 55 000 hektarit? Ja see on muidugi, siin kohe tormaks mingi keskkonnaagentuuris, keegi ütleks, ei, seda kõik ei raiutud. Okei, raiuti üle 30 000 hektari lageraiega. RMK raius eelmisel aastal mingisugune 10 500 hektarit lageraiega. Ma tuletan meelde, kui keegi ei saa aru, kui palju on 10 500 hektarit, siis Karula rahvuspark on 12 000 hektarit. Ma usun, inimesed kujutavad ette, kas selle Karula rahvuspark tühjaks raiuda? Kas selle lageraie suhtes saab midagi ette võtta? Ma olen ka omast kogemusest aru saanud, et see on miski, mis inimestele läheb väga südamesse. Et kas on võimalik, ma ei tea, kas või RMK metsamajandamise mudelit kuidagi nii teha, et ei ole lageraiet, võetakse vähem? Jaa, meil on olemas ka terve rida näiteks turberaieid, mida on teatud kohtades võimalik praktiseerida ja seda tehakse ka. Aga miks ei võiks olla reegel, et RMK lageraiet ei tee? Mida see maksma läheks meile? No praegu on hinnatud, et turberaiete tegemine, kui lageraie võrrelda siis turberaiega, siis see tähendab ligi 3 korda rohkem seal metsas käimist selle puidu järel, kuna see raie tehakse etappidena lihtsalt, mis ei ole nagu ainult majanduslik kahju, vaid ka tegelikult süsinikuheide, kuna seal käiakse tavaliselt traktoriga ja selle tegevuse käigus ka häiritakse keskkonda. Et alati see ei ole nagu hea alternatiiv, aga seal, kus seda on võimalik teha nii, et need puud ka peale seal metsas vahepeal käimist, siis selliste tuultega nagu täna on, ka pärast püsti jääksid, et seal seda kindlasti tehakse ja ma usun, et mõeldakse kaasa, et kus ka rohkem edaspidi teha. No teistpidi puiduettevõtted kurdavad, et Eesti on proportsionaalselt Euroopa mõistes üks
enimate kaitsealadega riik ja meil on ka kõige rohkem surnud puid. Kas see Eesti rahvuspargiks muutmine on neid majanduslikke ohvreid ikka tingimata väärt? No, Eesti kindlasti võiks olla rahvuspargi sarnane riik. Siin on metsikut loodust veel säilinud ja meil on metsiku looduse mitmekesisus on maailma tipptasemel. Et siin me ei räägi mingisugusest, lageraie puhul me ei räägi ju mingisugusest, et oli ainult üks puu. 65-aastased puud, kõik ilusti rivis on. Ei olnud. Enne kui lageraie toimus, tuli keegi ja võttis saega maha kõik need väiksed puud. Kõik need nii-öelda alla 65-aastased on. Kõik need nooremad on. Plats tehti puhtaks, igaüks on seda näinud. Et Eesti kindlasti võiks eristuda maailmast ja näidata suunda sellega, et ta on nii-öelda metsiku loodusega riik, kus on hea olla inimestele, kus on palju loodust, kus on mitmekesisus, kus sa saad seda nagu kogeda. Kui me räägime mingisugustest rahalistest määradest, siis ma toon lihtsa näite ja need numbrid nüüd pärinevad otse allikast, otse Eesti Metsapuidutööstuse Liidu aasta raamatust. Eelmisel aastal 1 800 miljonit oli käive Eesti Metsapuidutööstuse Liidu ettevõtetel, aga makse maksid nad 54 miljonit. On ju? Et proovime kõik seda numbrit uuesti korrata, 54 miljonit. RMK käive eelmisel aastal 178 miljonit. On ju? Ja riigi eelarvesse maksis 30 miljonit eurot. Ja ma tuletan meelde, et riigi eelarve oli 10 miljardit. Ja nüüd kõik võivad tulla rääkida, kuidas on mingid kaudsed tulud ja kuidas nii palju saadi kuskilt raha. Ja väga hea, las siis näitab Maksuamet ja Statistikaamet, kus need kaudsed tulud täpselt tekkisid ja kui palju keegi maksis. No, mul on selline üldisem küsimus ikkagi. Need numbrid on kindlasti huvitavad, aga kas annaks seda olukorda kuidagi niimoodi muuta, et hundid söönud lambad terved piltlikult öeldes? Kõik need debatid sumbuvad sellesse, et keegi peab õudselt midagi kaotama. Kas on ka mingisugune kesktee olemas ja kas te liigute sellele lähemale? Antud hetkel kaotavad kodanikud, Eesti elanikud kaotavad loodusliku mitmekesisuga. Kas on mingi kesktee poliitikas olemas? Usun küll, et on ausalt öeldes, et seda tahet selles debatis hakkab nagu ikkagi paistma ka natukene, et palju läheb kindlasti aega ja vaeva selleks, et esiteks üksteist kuulata, et mida siis tahetakse. Tänapäeval on head võimalused tegelikult jõuda oma siis ootustega järjest rohkem poliitika kujundamisele lähemale ja see tegelikult annab ka väga head eeldused sellele, et need võetaksegi sinna poliitikasse sisse ja neid rakendatakse. No, te ei võta vist väga tõsiselt seda ettepanekut, et lõpetame Eestis metsa raiumise ära? Ühe ettepanekuna kindlasti võtame, et selles on see tulevik? Ilmselt ei ole selles mõttes, et meil väga selged alternatiivid ju puuduvad, et eks me näeme riigina, mis kohustused meil on võetud ja taastuvenergia kasutus suurendamine tähendab tegelikult ka erinevate uute lahenduste nagu väljatöötamist, aga suur osa baseerub Eesti tingimustel selles ka endiselt biomassil. Et nüüd päris nagu mingit uut innovatsiooni vahepeal siin 2 aasta jooksul ei toimu ilmselt. Kui toimub, siis väga hea, võtame pardale ja mõtleme, kuidas edasi saab. No innovatsioonist rääkides, mis ikkagi sellest tselluloositehasest saab? Õnnestus teil see juba eos ära nullida või võrsub ta kusagil siiski üles? No Eestis on juba mitu tselluloositehast. No väga väikesed. No siiski on, et piisavalt, et reostada loodust ja hävitada metsi. Te olete kursis arendajate plaanidega. On see kuhugi kerkimas? Just ennem siia tulekut uudistest ERR portaalist lugesin, et Kagu-Eestisse arutatakse seda teemat. Ikkagi rohkem ei oska ka kommenteerida. Prooviks selgeks saada, miks see on hea, et 1/3 Eestis raiutavast puidust saadetakse laevadega üle mere Skandinaavia tselluloositehastesse. Kas keskkonnakaitsjad saavad selle teadmisega rahulikult magada? Ma arvan, et see ei ole 1/3, mis saadetakse laevadega Eestist Skandinaavia puidutööstusel. Et suur osa Eesti puidutööstusest ongi Skandinaavia oma juba praegu. Et
et see, et midagi välja viiakse, see ei ole selles mõttes vahet, kas see on palk, on see tool, on see tselluloos. Käibemaksu ei maksa ükski neist. No käibemaks käibemaksuks, puidu väärindamine väljaspool Eestit, Eestis toorpuidu minema saatmine, proportsioonid on kaunis suured. Kas sellega nagu saab ja peaks leppima? No kohe, kui raiemahud vähenevad, väheneb ka toorpuidu väljasaatmine siin, sest et tuleb hakata leidma nagu alternatiive ja need, kes puitu täna juba väärindavad, toodavad maju, toodavad uksi, aknaid, mida iganes nad mööblit on ju. Nemad hakkavad siis ju maksma puidu eest selles mõttes nagu paremat hinda. Sest et ei ole seda rumalat puud väljaviimist. Aga kui võtta nüüd selles osas, et kas on tselluloosi tehas on parem, siis tselluloosi tehas viib samamoodi Eesti puidu välja. Aga lisaks sellele, et puud maha võetakse, reostab ka antud juhul, siis ta tahtis reostada Emajõge. No öeldakse, et rafineeritud puit on ikkagi kõige sellisem tõenäolisem asendusaine plastikutele, mis teevad meile muret, naftale, sellest on võimalik toota elektroonikatööstuse komponente, kui minna samm edasi sellest samast tselluloosist ja töödelda keemiliselt. Kui me seda keemiliselt töötlema, me ei jõua selleni enne, kui ei ole tselluloosiga töötlemise kogemust. Kas me peaks mõtlema nagu sammu kaugemale? Eks kui me seda ise ei tee, siis teeb seda keegi teine ja me lihtsalt toome selle mujalt sisse, et seesama kilekottide keelustamine ja paberkottidega asendamine või bioplastikule üleminek iseenesest tundub kõigile väga loogiline. Et lihtsalt see küsimus on siis, et kus see eestlane pärast hiljem selle bioplastikust toote võtab. Keskkonnaministeerium loodab, et siiski see tselluloosi või puidu rafineerimise tehasega liigutakse edasi. Ei, meile sellist otsest lootust ei ole, sest me tegelikult ka ei tea neid mõjusid täpsemalt. Et meid huvitab ka väga Eestimaa puhas loodus ja puhtad veekogud, et me tahame seda garantiid ennem näha. Aga uurida võiks? Jah, me oleme seda ka ennem öelnud, et tahaks teada ennem, kui otsustada. No kas te nõustute, et see metsanduse arengukava, mille suunas praegu liigutakse, on vähem kaldu puiduäri poole ja arvestab suuremal määral selliste keskkonnakaitseliste aspektidega? Saate te mõlemad sellele alla kirjutada, võrreldes eelmise arengukava? Eelmisega võrrelda siis, jah. Mina olen olnud eelmise arengukava koostamise juures ja selle juures ka. Ja tegelikult ei nõustu sellega, et praegu keegi kuidagi tekki oma suunas kisuks. Ma arvan, et metsanduses, kes on pikemalt olnud, saavad aru sellest ühiskonna murest ja keegi ei ole nüüd selline omakasupüüdlik ja tahab ilmtingimata mingisugused oma kindlad numbreid sinna sisse saada, vaid et soov on pikalt siin edasi tegutseda. Ma arvan kõigil olla siin kas metsaomanikuna või metsapuidu töötlejana või metsast seenel käijana, et tahetakse tegelikult seda arutelu ja kokkulepet nii, et kõik oleksid ikkagi rahul, et mitte ainult, et see oleks ühele poole kaldu ja pärast ikka vaadatakse nagu viltu. No loodame, et see nii läheb. Esimene stuudio peab tänaseks selle mõttega lõpetama. Rahulikku õhtut.